teised planeedid näiteks on ju, uuritakse teleskoopidega, mis toimub Marsil ja Veenusel. Samad protsessid käivad, sest et mõjustaja on ju sama, päike. Ja miks sellest ei räägita? See on täpselt samad protsessid. Kes seal autoga sõidab? Tahaks väga hästi teada. Väidetavalt mitte keegi. Nii et ühesõnaga niisugused absurdsused tulevad välja, kus ei arvestata reaalsust, vaid arvestatakse ainult emotsioonidega ja kuidas inimesed reageerivad, et tekitada neis süütunnet. Armsad Võrgutelevisiooni vaatajad, me oleme taas saates Eestimaa maskita lood Pärnus Luuleraadios. Täna on 11. juuni, tore suveilm, meil on tore suvepäev, meil on hea tuju, meil on külas, meil on külaline jälle Jüri Lina, taas kord Eestis loengu ringreisil turneel. Eile oli Pärnus esimene loeng ja tere tulemast kuulama ja rõõm on teiega kohtuda. Rõõm on muidugi ka Jüri Linaga kohtuda jälle. Jüri Linal on uusi huvitavaid fakte, huvitavaid paljastusi ja sissejuhatuseks vast kõik. Nüüd täna oleme siin neljakesi, mina olen siis Jaan Hatto, siin on Sven Kivisildnik, minust paremal on Reimi Loel ja siis meie külaline, nagu ma mainisin, Jüri Lina. Aga annakski külalisele kõigepealt sõna siis, et külalisel on see au kõigepealt sõna saada, et kuidas reis Eestisse siis läks? Reis läks tormiliselt, sellepärast, et päris tugevad lained olid ja laev kõikus päris võimsalt. Nii et ma usun, et üksjagu inimesi tundis end ebamugavalt. Aga kui sa olid pikali voodis ja võtsid asja rahulikult, siis eriti kedagi ei mõjustanud ja me olime niivõrd väsinud, et me magasime. Nii et see tuli väga rahulikult kõik, ilus ilm võttis meid Tallinnas vastu ja siis ei olnud muud kui ajada oma asjad Tallinnas korda ja hakata sõitma lõuna poole Pärnusse. Aga et see turnee nagu Pärnuga algas ja tavaliselt on Tallinnas alanud, et kas see on lihtsalt juhus või oli sealt ka mingeid? See on hädasunnil, sellepärast kui teatud ruum, kus sa oled harjunud loengut pidama, on hõivatud sel päeval, mida meie oleme planeerinud, siis tuleb ümber planeerida. Ja nii, et kui nad ütlevad, et hõivatud, siis üritame mõnel teisel päeval, näiteks turnee viimasel päeval. Ja siis selgus, et Tallinna ruum on vabasel juhul. Ja siis tuleb teha ülejäänud Eestile ring peale ja Tallinnas lõpetada. Ja siis Tallinnas meil on, lehes on siin kava, esmaspäeval 17. juunil on siis Tallinnas, võib-olla on meie saade juba selleks ajaks võrku pandud, nii et tellige rahvuslikku teatajad, siin on Jüri kava on sees ilusasti, ilmus muidugi juba maikuuses siin varem ja teinekord saate juba varakult teada ja varakult plaanida oma osalemist. Kuidas siis läks esimene loeng täna juba seekord või sellel? No jah, see päris esimene loeng toimus ju Stockholmis rootslastele. Ja see toimus nädal varem. Ja Eesti loengut tuli kohandada Eesti oludele, teatud Eesti näited ja nii edasi, mis rootslastele ei paku nii suurt huvi. Aga rootslased olid jahmunud kõikidest nendest andmetest, eelkõige mis puudutas Iirimaad ja seal oli ikkagi inimeste tänulikkus väga suur, mida väga harva kohtab Rootsis. Nad saatsid nii
meile kui ka tänasid isiklikult tänaval kokkusaamisel. Ja no Rootsis ongi niisugune asi, et vahel on raske tänaval liikuda, sest et inimesed tulevad juurde, tänavad, sest et ka seal on võrgu televisioon väga aktiivne ja inimesed on vaadanud väga mitmetest kanalitest minuga vestlusi. Ja siis nad ütlevad mulle väga harjumatuid asju, et ma olevat nende kangelane, kes julgeb rääkida õigust ja Rootsis ainult valetatakse. Mõtlesin, aga see on sotsialismile tüüpiline, sest sotsialistlikus riigis ikka valetatakse, sest teisiti ei ole võimalik. Ja kui kasutatakse valesid, siis see lõhnab sotsialismi järele. See on alati nõnda olnud. Ja see jääbki nõnda. Nii et nad olid väga rahul sellega, mis ma rääkisin Iirimaa kohta, need sündmused ja ma jõudsin tänapäeva välja, näiteks siin Pärnus ma ei jõudnudki üldse Iirimaa tänapäeva välja. Ma ei jõudnud üldse rääkida IRA-st ja selle terroriorganisatsiooni kontaktidest KGB-ga ja üldse Nõukogude Liidu kommunistliku parteiga. See jäi rääkimata, sest me pidime asendama mõned materjalid Eesti kohalike asjadega, aga kõikidest nendest asjadest ei jõudnud rääkida. Eelkõige, mis puudutab tervist, siis siin võib tuua paralleele nii Rootsiga kui ka Eestiga ja tervis on halvenenud nii Rootsis kui ka Eestis. Näiteks gümnaasiumi õpilased ei suuda kukerpalli visata Rootsis. Lihtsalt ei ole jõudu ja tagurpidi kõndimisega on raskusi, sest et nad ei hoia tasakaalu. Ja Eestis kuulsin ma ka väga halbu uudiseid, et 20% Eesti noormeestest suudab nendele sõjaväelistele katsetele pihta saada, see tähendab need ära teha, 80% ei suuda seda. See tähendab, et tervis on niivõrd alla käinud. Ja tihti on lahendused väga lihtsad, aga meile millegipärast ei räägita sellest, ei televisioonis ega raadios, kus jätkatakse valede esitamist, vahel esitatakse lausa lausvalesid. Ma vaatan ju ka Eesti televisiooni Rootsis interneti vahendusel ja ma olen vaadanud, et Eesti liberaalsed, poolsotsiaalsed või sotsialistlikud jõud näitavad oma loomust väga alatul ja inetul kombel ja üks nendest on siis Johannes Tralla. Johannes Tralla, kes küsitles siis EKRE juhti seoses valimistega Euroopa Liitu. Ja ma ei ole niisuguse käitumisega harjunud. Rootsis on küll päris vihane suhtumine poliitilistesse vastastesse, nagu ikka sotsialistlikus riigis. Aga saatejuht hoiab ennast täiesti neutraalsel tasandil. Ta ei tee väljagi sellest, et talle teatud asjad ei meeldi, laseb vastasel rääkida. Aga Johannes Tralla irvitas avalikult otsesaates EKRE juhi väidete üle, mis puudutasid rohepööret. Irvitas, niisugune viril irve oli kogu aeg näol. See on täiesti lubamatu. Ma ei ole üheski teises riigis ja ma olen reisinud üksjagu niisugust saatejuhti kohanud. Rootsis antakse niisugusele järgmisele päeval kohe jalaga. See tähendab, et lastakse lahti koha pealt. Eestis tegutsevad nad edasi. Ja see Tralla ületab igasuguse piiri. Nii et niisuguseid momente on ka tulnud täheldada, jah. Aga kuidas sa märkasid, et ta mõnitas siis? No tal oli irve näol. Ja siis küsib niimoodi, aga kas sul on bioloogias doktorikraad või? Või kliima suhtes on sul doktorikraad või? Mitu doktorikraadi härra Trallal endal on? Ja siis see küsiski, EKRE juht küsiski, kas sul on doktorikraad? Ei ole, aga ma olen lugenud. Ta on lugenud poliitiliselt korrektset kirjandust. See on poliitiliselt korrektne kirjandus. Sellele viitas ka EKRE juht.
See on lubamatu, et niimoodi käitutakse. Okei, sulle ei meeldi see vastus, sa oled teisel arvamusel, sa arvad, et inimene on kõik selle kokku keeranud, mis toimub peal, aga sa ei ole lugenud tõsiseid teaduslikke uurimusi, kus on sees, et meie kliimat praktiliselt täies ulatuses mõjustab päike. Ka ilm oleneb sellest. Päikese protsesside kaudu on olemas spetsiaalne kanal, kus näidatakse protsesse, mis toimuvad päikesel. Ja tõsiselt võetavad teadlased ennustavad selle järgi ilma. Ja neil on tavaliselt õigus võrreldes nendega, kes umbluu peale lähevad välja ja rohkem arvavad ja rohkem eeldavad. Aga teadus ei tohi baseeruda mingisugustel arvamustel või eeldamistel, vaid see peab olema täpne. On veel üks objektiivne selline ilmaennustamise kanal, ma jälgin ka seda, mingi Sever Weather Europe ja nemad vaatavad oma neid prognoose päris palju koostavad selle või Vaikse ookeani nende veeringluse järgi. Just nimelt. La Niñad ja El Niñod. Just. Nii et asja peab võtma tõsiselt, aga mitte tegema palakani. Sest see mõjus minule palaganina. Ma olin väga solvunud, sest see oli irvitamine ka vaatajate üle. Tähendab, just kui vaatajal ei oleks mingisuguseid arvamusi või ettekujutusi või teadmisi. Võib-olla on vaatajal suuremad teadmised kui saatejuhil Trallal. Nii et see oli väga solvav. Nii et nende üle irvitati, kes siis usu, et kliima soojeneb ja mere tuputavad maa ära ja taevas kukub maa peale, et siis need on siis nagu nende üle tuleb irvitada. Need, kes kahtlevad selles, nende üle tuleb irvitada. Need, kes kahtlevad selles, kes ei usu, see on ka sama, kas kahtleb või ei usu. Kes ei usu selles, et selle kõik on tekitanud inimene, vaid eeldavad, et see on looduslik protsess. See näitab, et inimesed ei tunne ajalugu. 13. sajandil pidi ju Kambodža pealinn ära kolima, sest oli kohutavalt kuum ja tekkisid üleujutused ja kõik niisugused asjad. Nad pidid rannikule kolima. See on elementaarne ajalugu. Seda saab kontrollida igalt poolt. See on olnud juba kõik. Ja kas meil siis ka sõideti autoga ringi? Või teised planeedid näiteks on ju, uuritakse teleskoopidega, mis toimub Marsil ja Veenusel. Samad protsessid käivad, sest et mõjustaja on ju sama, päike. Ja miks sellest ei räägita? See on täpselt samad protsessid. Kes seal autoga sõidab? Tahaks väga hästi teada. Väidetavalt mitte keegi. Nii et ühesõnaga niisugused absurdsused tulevad välja, kus ei arvestata reaalsust, vaid arvestatakse ainult emotsioonidega ja kuidas inimesed reageerivad, et tekitada neis süütunnet. Nii nagu paljude ajalooliste sündmuste puhul. Tekitada süütunnet, et sa oled milleski süüdi ja sa pead seda heaks tegema. Aga kurjategijad ei pea midagi heaks tegema. Kurjategijad võivad jätkata samas vaimus. See süütunne on sellepärast, et sinu käest siis mingisuguse kliima või rohemaksuna raha välja võtta. See ongi selle süütunde tekitamise eesmärk. Puhtal kujul röövimine. Kasutatakse ettekäändeid, kõikvõimalikke välja mõeldud lugusid, et tõesti saada raha selleks, et karistada sind mitte millegi eest. Meil Maskita lugudes oli üks erisaade isegi selle kliimasoojenemise vale kohta, kui täpselt saade me tegime kohe. Oli peaaegu tund aega rääkisime sellest ja muidugi nii palju öelda, et siin on nagu kaks väidet nagu kogu aeg kokku pakitud. Üks väide on see, et kliima soojeneb ja teine väide on see, et see on inimtekkeline. Kusjuures need mõlemad väited on ainult väited, need mõlemad väited ei ole tõestatud millegi poolest peal. Ja siis nad pakitakse kokku ja siis nagu surutakse inimesele peale nagu mingi tõde kogu aeg. Ja siis veel pilgatakse neid ka, kes selles, ütleme selles välja mõeldud tões siis kahtlevad.
kuigi nad kahtlevad õigusega ja see ei ole tõsi. See kliima, nagu sa ütlesid, see oleneb päikese aktiivsusest ja inimesel ei ole seal mitte midagi pistmist selle protsessiga. Rootsis üks vastav teadlane, kes siis eelkõige veetaset uurib, kui neid ametlikke tõdesid arvestada, siis Stockholm peaks praegu olema vee all. Ära uppunud juba. Sellepärast, et kõik see kliima soojenemine oleks juba varem selleni viinud. Juba aastal 2000 oleks olnud katastroof. Ja nii edasi. Ja siis järsku mingisugune tööõnnetus selle korras ilmselt juhtus see, et kutsuti televisiooni esinema üks inimene, kes uurib just veetaset. Väga tõsine teadlane. Ja ta ütles, ma tulen just sealt nendelt lõunameredelt, kus pidi olema kõik katastroofi äärel ja veetase ei ole millimeetritki tõusnud, ütleb niimoodi. Ma ise kontrollisin, ma ise vaatasin ja muidugi seda teadlast enam järgmine kord niisugusesse saatesse ei kutsutud, sest et jumala pärast järsku räägib õigust ja õiguse rääkijad on väga madalas kursis tänapäeva maailmas. Mis sa tahad? Ja ma tahtsin seda öelda, et me juba varsti saab aasta sellest, kui me elame ju põhimõtteliselt maailma lõpu järgsel ajal. Et eelmine aasta või jaanipäeva ajal, et siis pidi maailm otsa saama sellise Greta Thunbergi, selle Helsingi ülikooli audoktori ju ettekuulutus aastal 2018. See ei olnud ainult tema ettekuulutus, tema toetus tõsisele kliimateadusele. Laps ei ole usaldusväärne allikas, aga lapsel oli teadus. Aga teadus osutus ilmselgeks valeks, sest inimkond ei ole maa pealt pühitud. Me oleme näinud selle maailma lõpu järgse aja ka ära juba. Varsti pea aasta aega oleme näinud seda. Kusjuures Suurbritannias on ühe vist ülikooli ees on pandud talle ju ausammas, kui päris, kus ta on lapsprohvet seal. Ennustab siis seda. Kusjuures ta on kommunist. Tema vanemad on kommunistid. Ta kannab kommunistliku särki ja toetab kommunistliku terroriorganisatsiooni, mis Rootsi siseselt tegutseb. Ja ei ole probleem. Probleem tekkis siis, kui ta võttis Iisraeli vastase kursi. Siis järsku hakati kahtlema, aga järsku ta on antisemiit, sest ta esitas väga hulle süüdistusi Iisraeli aadressil. Ja see oli üks moment. Ja teine moment on see, et tal on ema, tuntud ooperilaulja Rootsis, kommunist. Tal on isa, veel hullem kommunist. See on kommunistlik pere, kes kasutavad ära kõiksuguseid niisuguseid kergeusklikke inimesi, kes usuvad müütidesse. Ja müüdid on ju loodud kunstlikult selleks, et inimesi eksitada, juhtida neid ideoloogilisse kraavi. Nüüd sa, Jüri, sinu enda raamat. Ja siis, kui nad on ideoloogilises kraavis, siis saab neist ilusasti tühaks tõsta nende varast. Omastada nende töö vilja. Meedia on ju kõikvõimas ja ongi ju põhimõtteliselt ju see meeletu infooperatsioon, aga kõige olulisem see, et see meedia on ju kurjategijate kontrolli. Aga miks ei räägita taustast? Taust ütleb väga palju. Kui me teame, et tegu on kommunistiga, kes kannab kommunistliku särki, tähendab T-särki seljas. Üks kommunistlik T-särk on siin. Siis me peame ju hakkama seda asja lähemalt vaatama, siis ta propageeris selle särgiga ühte Rootsi kommunistlikku organisatsiooni, milleks on AFA. Ja see terroriseerib kõiki teisiti mõtlejaid Rootsis, kes poliitiliselt mõtlevad teisiti, kusjuures valitsuse vaikival nõusolekul. Valitsus ei sekku, nad võiksid ju politsei saata sinna ja sellele naljale lõpu teha. Rootsis ei tule see kõne allagi, sest et jäme ots on sotsialistide käes. Rootsis on ju palju kohti, kus politsei või tegi julge minna üldse. Absoluutselt ja ma teen praegu uut filmi, Kaemus. Ja sinna ma tahan näidata seal seda, mis toimus selle niinimetatud pandeemia ajal Rootsis. Öeldakse, et väga rahulik oli ja tõesti piiranguid oli vähem kui teistes kohtades. Aga terror oli kohutav.
ma filmisin ise koha peal ja küsisin ütlesin politseinikule, kes kasutas kohutavat terrorit ühe naise vastu, kes mitte midagi teinud, kes oli rahulikult seisis ja protestis nende piirangute vastu. Ja ta sai kumminuiaga löökid, veri purskas. Ja ma filmisin, ma küsin, niisugust asja ma olen näinud ainult Minskis. Mida tahate selle kommunistliku terrori siia tuua nüüd? Aga see võib ühe tausta nagu täiendus, meil on palju irratsionaalseid hirme, kõik on emotsionaalne, mis üles köötakse, et kuidas see on võimalik, et meid hirmutatakse viirusega, mida kellegi silmi ei ole näinud, meid hirmutatakse kliimaga, mis on ka selline nähtamatu asi ja teadlased nagu võivad siis selle kohta midagi öelda. Rikutakse seadusi sellega seoses. Absoluutselt, aga et miks see on võimalik? Ma mäletan kunagi tudengipõlves ma kuulsin loengut, kus räägiti ajuehitusest, et inimese ajukoor tegeleb peaaegu täies mahus negatiivsega, kuna inimene on välja arenenud, nii nad tänapäeval väidavad kuskil savannis ja kiskjad, eks ole, seal raske elu, pole süüa, kõik probleemid, et ellu jäämiseks on inimese aju nagu tehtud selleks, et teeb negatiivsete asjadega. Aga tänapäeval, kui inimene elab linnas, tal ei ole nälga, ja põhimõtteliselt, kui ta ei ela lausa sellises moslemi piirkonnas, siis ei ole ka kiskjaid, saab elada. Abirahad on Rootsis, ma kujutan, on see eriti kuldne, et inimese ajul tegelikult ei ole rakendust. Probleeme ei ole, et see aju on nagu jõude ja kurjategijad kasutavad seda ära ja mõtlevad välja siis selliseid hirmusid, mida sa ei saa kontrollida. Mille üle saavad otsustada ainult teadlased või arstid või selleks volitatud erilised isikud. Et ma arvan, et see on üks põhjus, miks need emotsioonid on nagu nii, kasvavad nii üle pea. Et inimese aju on tehtud negatiivsete asjadega tegelemiseks, reaalsuselt negatiivsust ei ole, elu on enam-vähem turvaline ja mõistlik, kui just sõda lahti ei lähe. Ja nii saab selliseid nagu valesid nagu väga hästi külvata sellise inimese aju ehitusega nagu kooskõlas tehtud valesid nagu laialt levitada. Et sellepärast nad on ohtlikud ja väga tõhusad. Aga Rootsis muidugi need protestid olid sihitud ka selle vastu, et nii võimurid kui ka võimurite esindajad, siis korravalvurid, politseinikud, ei järgi seadust, rikuvad seadust. Ja ma toon ühe konkreetse näite. Üks ajakirjanik võeti kinni, kuna ta olevat kasutanud vägivalda politseinike vastu ja siis oli õigustatud tema kinnipidamine ja kaamera äravõtmine ja kõik niisugused asjad. Ja lasi läks kohtusse. Ja ma olin seal kohtusaalis ja kuulasin seda värki. Ja see kõige huvitavam lugu oli see, et tema kaitsja esitas ühe kohtule täiesti tundmatu videolõigu, kus oli näha vastupidi. Politseinikud kasutasid vägivalda selle ajakirjaniku vastu, mitte ajakirjanik üldse ei liigutanud oimugi ja ta mõisteti õigeks. Kohtunikul ei jäänud midagi muud üle, kusjuures eelnevalt olid need politseinikud andnud tunnistusi vande all ja kõik see ländas vastu taevast, kui näidati seda videolõiku, siis see tuli välja ju kohe, et politseinikud valetasid vande all, see on karistatav kuritegu. Ja kas neid politseinikke võeti vastutusele vale tunnistuse andmise eest? Ei võetud, ka kohus rikkus sellega seadust. Ja Rootsis on see täiesti tavaliseks muutunud, ega siis muidu ei oleks ringkonna kohtu üks tähtsamaid kohtunikke kirjutanud raamatu, mille pealkiri on Rättsstat åter. Rättsstat åter, mis tähendab õigusriik tagasi. Et nad näitavad siis ära, kuidas süstemaatiliselt on Rootsis rikutud seadusi ja tema kõige võimsam väide, Weitmann on tema nimi, selle kohtuniku nimi, tema kõige tugevam väide oli see, et Rootsi ei ole õigusriik, vaid süstemaatiliselt rikutakse seadusi. Erinevad parteid rikuvad, valitsus rikub, sotsialistlik valitsus on süstemaatiliselt rikkunud seadusi 1920. aastast alates, kui sotsialistid esimest korda võimule tulid. Nii et see on ju midagi ennekuulmatut, mis toimub ja need politseinikud isegi ei vabandanud selle ajakirjaniku ees, kes oli muide sõltumatu ajakirjanik, ta ei olnud mingi suure väljaande esindaja. Ainult rahvale jäi teadmine, et mees mõisteti või taheti mõista süüdi milleski, millest ta süüdi ei olnud.
aga tänu sellele videolõigule ta pääses, sest oli näha, et ta oli süütu, ta ei kasutanud vägivalda võimuesindajate suhtes, vaid vastupidi, võimuesindajad kasutasid vägivalda tema vastu. Ja, ma tahaksin vahel öelda, et see oli tegelikult ilmselt oli üksik juhus, et mõni selline õiguse mõistmine, tõesti õigeks mõistmine osaks sai, ega meil siin Eestis on ju põhimõtteliselt sama nagu Rootsis, ega mingit vahet ei ole. Aga kui me lähme nagu sellesse sama, mis sa nagu kirjeldasid seda sama, mina nimetan seda nakkuslikuks karnevaliks. Ja kui me läheme sinna nakkusliku karnevali juurde tagasi, sul oli eile selles filmi, see lõigu alguses oli see, mis see nakkuslik karneval toimus põhimõtteliselt 100 aastat tagasi, see oli Hispaania gripiga. Ja see on samamoodi, ütleme, tollel ajal see ikka filmikunst oli nagu suht algusjärgus, arenemisjärgus alles. Siis, ütleme, väga piiratult, kes üldse midagi filmida sai kõik. Need olid spetsiaalselt korraldatud sellised, niinimetatud nagu etendused. Just täpselt õige. Ja kõik need, kus seal maski kanti, kuidas seal mingi mees kahe mingi politseiniku vahel minema viiakse ära, jah, et ta keeldus, jah. Vangi minek, kusjuures olid välikohtud, näiteks San Franciscos viidi sind välikohtusse, kohe mõisteti karistus ära. Täpselt samad pildid tulevad mingitest haiglatest, kus seal kõik mingi revis lamavad seal boksides kõik need haiged on. See on tegelikult on ta tohutu nagu selline meediaoperatsioon. Täpselt. Ja täpselt sama toimus ka siin juba siis nagu 4 aastat tagasi. Ja üks ühele. Aga nüüd on täpselt, et võtame, kui nüüd 100 aastat on möödas, loetakse üldiselt nagu see 3 inimpõlve, kuskil mingi 75-80 aastat, siis unustatakse. Nagu ka see, ütleme, see eelmine suur sõda, ka jälle nüüd hakkab ära ununema selge, me saame korraldada järgmise. Täpselt nii. Kes mäletavad on juba surnud ja teistele võib ajada igasugust udu. Ja täpselt nii need tsüklid toimuvad ja võt need samasugused, ma ei usu, et neid selliseid 100 aasta tagused selliseid filmikaadreid kuskil nii sama vabalt saada on. Need on kõik peidetud. On täiesti õige, väga raske on kätte saada. Mul sinna filmi tulevad sisse ka niisugused kaadrid, mis puudutavad Nõukogude vabariiki, mille nimi oli siis Ungari Nõukogude vabariik. Ja 1919 filmitud, mul on need sees, rõhutati, et teised režissöörid ei tahtnud. Ta oli mingi kui ma segan vahel korraks, ta oli mingi erilise teise nime all oli tookord, aga 1919 ja see peale seda Saksa revolutsiooni, see peale esimest maailmasõda selline revolutsioonide laine käis üle. Ta oli Ungari Nõukogude vabariik oli tema ametlik nimetus ja seda juhtisid siis tuntud kommunistid, Nõukogude agendid. Tema eluiga oli suht lühike tollel. Ja väga lühikene, sest et rumeenlased tegid sellele lõpu. Aga ma ütlen ka vahel, aga neid Nõukogude vabariiki, mis igale poole tekkisid nagu seeni peal. Eriti Saksamaal. Ja neid juhtisidki vist mingid Nõukogude agendid. Agendid kuskilt, salateenistus üle maailma. Kommunistid tavaliselt siis Nõukogude Liidust. Ja mis oli kõige huvitavam, legend väitis, kõik on võrdsed, kõik on ühesuguste võimetega ja keegi ei ole targem, keegi ei ole rumalam ja selle tõestamiseks siis korraldati Budapestis võidujooks tänaval. Ja anti kõigile käsk, nad pidid üksteisel käest kinni hoidma. Keegi ei tohtinud kiiremini joosta kui teine ja keegi ei tohtinud enne teisi jõuda finišisse. Ja seda filmiti, see oli niivõrd koomiline, see oli nagu mingi tsirkusetendus, nagu sa ütled. Ja tõesti, pilt ise räägib iseenda eest ja rõhutatigi, niisugusi kaadreid ei taheta näidata, keegi ei ole huvitatud sellest, aga mina olen just niisugustest asjadest huvitatud, mida teised prügikasti heidavad, millest nad ei hooli, millel nad ei leia olevat mingit ajaloolist tähtsust. Ma leian, et sellel on tohutu suur ajalooline tähtsus, et näidatakse mingi müüdi kinnistamiseks asju, mis ei ole tegelikult, sest inimesed on erinevad, inimesed jooksevad erineva kiirusega, nagu tänapäeva spordimaailmas me näeme pidevalt. Kõik on teistmoodi, kui nad ette kujutavad. Ja ma kardan ka niimoodi, et see sama Rootsi ajakirjanik, keda taheti süüdi mõista,
ilmsüütult. See politseioperatsioon võis olla kättemaks, sest ta oli väga avameelne, ta rääkis asjadest, mida teised ei rääkinud, ta rääkis kliimast, ta rääkis viirustest, ta kutsus oma saatesse, ühte telesaatesse esinema professor Hammarskjöldi, kes on viroloog, kes on töötanud Ameerika Ühendriikide spetsiaalses laboris ja ütleb niimoodi, viirust ei ole võimalik organismist välja võtta. 2 sekundi jooksul kõige rohkem ta laguneb ära, ta ei ole elus olend. Ta laguneb ära, ta ei sure, ta laguneb ära. Ta ei saa kuhugi lennata. Niisuguse inimesi tõi ta saatesse, mida riigitelevisioon iialgi ei teeks. Näidispoomine lihtsalt. Näiteks professor Hammarskjöldis oleks mingit võimalust riigitelevisioonis esineda, kui oli suhteliselt hilja aegu üks raamatulaat Stockholmis, Rootsis, siis ma läksin isiklikult professor Hammarskjöldi juurde ja tänasin teda õiguse rääkimise eest. Et tal on nii palju julgust, et mitte näidata ennast, et ta on orjameelne, vaid et ta seisab õiguse eest. Ja seesama Jesper Johansson, see ajakirjanik, selle puhul ma kardangi, et tegu oli kättemaksuga. Hiljem ta tüüriti välja igalt poolt niisugustest ka alternatiivsetest kanalitest. Jah, kui me räägime sellest samast, et see 100 aastat tagasi see nakkuslik karneval oli ja nüüd uuesti ja vaata need tsüklid, et mida nüüd uuesti korratakse. Ja samal päeval algas see 11. märts oli näidatud selles filmis ja see oli väga täpselt pandud 11. märts, sest et ma näitan selle karnevali järgmist osa, mis toimus alles mõni aasta tagasi nüüd. See tähendab kuulutati välja see pandeemia 11. märtsil. Need kuupäevad oli juhuslikud. Need ei ole juhuslikult. 11. märtsil 2020. Aga tegelikult on sedasi, et miks neid korratakse? Aga tuleme tagasi seda kuupäevade juurde, võib-olla siin vaataja ei saanud nagu hästi aru, millised kuupäevad siis nagu kokku langesid. 11. märtsil puhkes Hispaania gripp Ameerika Ühendriikide ühes sõjaväe garnisonis. Ütle aasta ka nüüd millal see? Ja see oli 1918 ja käsutati sõdurid, rivi pandi, nad pidid käsule alluma, sest nad olid sõjaväes ja viidi nad tohtri juurde. Tähendab, oli seal labor, laatsaret ja nad pidid siis, kuna olevat avastatud gripp, mida nimetati Hispaaniaks, ta oli Hispaaniaga midagi tegemist ei olnud. Ja sest et alguses nimetati seda seagripiks. See ei kõlanud kuigi hästi. Aga see ei kõlanud hästi, inimesed seda ei uskunud, siis vahetati nime. Ja siis hakati neid siis süstima, kus juures see vaktsiin ei olnud mitte siis viroloogiliste haigusnähtuste puhul, nagu nad ütlevad, et see tekitab haigust, vaid see oli bakterioloogiline, see oli ajukelme põletiku vastu oli see. See on puhas bakterioloogiline haigus. Ja selle vastu siis süstiti, kus juures huvitav on see, et ma olen lugenud protokolli, need on kõik Ameerika Terviseametis olemas. Kõik on säilitatud. Ja protokollis on ilusti kirjas, et osa nendest, kes said süsti ja need süstid, tähendab süsti sisu, see tähendab vaktsiin oli tulnud Rockefelleri laborist. Mõned kukkusid kokku mõne minuti vältel ja arst konstateeris surnud. Teised hakkasid vaevlema, olid kodus, viidi haiglasse, püüti seal ravida ja surid ja diagnoos Hispaania gripp. Kuigi tegelikult nad olid saanud süsti eelnevalt ja Rootsis isegi mõned poliitilised tegelased, näiteks oli niisugune mees nagu Palm, kes oli sotsiaaldemokraatliku partei asutajaid. Väga hull niisugune ideoloogiline viurivänt, aga ta oli niivõrd ideoloogiline, et ta ei varjanud seda, et ta kandis ka massoonide märki. Nii et see oli tal kaelas ja Palm oli niisugune eriti äge tegelane. Ja
ka uskus loomulikult seda ametlikku juttu, et hirmus gripp laastab ja tegi süsti ära ja varsti seda oli ta kalmistule maha maetud. Nii et see oli kolossaalne pettus, mitmekordne pettus, sest et ei vaktsineeritud ju mitte mingisuguse gripi vastu, vaid vaktsineeriti ajukelme põletiku vastu ja see tappis inimesi. Mina nimetan neid nagu muinasjutuvestjateks, et nad tegelikult mõtlevad selle järjekordse muinasjutu välja, aga nad on niivõrd nagu tulevad mütsiga lööma, et arvestuge täpselt, et ei tunta ajalugu, et ei tunta ajalugu. Just nimelt, et ei tunta ajalugu ja teine asi on see, et kui üks asi juba töötab, siis muudame natukene, tuleme uue mingi versiooniga, ta töötab jälle. Jah, sest kõik see on kadunud, inimestel ei ole räägitud, kuidas ajaloos tegelikult oli. Plus olulised faktid on peidetud. Teatud sündmused on totaalselt ära peidetud. Ma loengul näiteks rääkisin sellest, mis juhtus Pärsias 19. sajandi keskel. Teeme nende kuupäevadega siis täitsa selgeks. 11. märtsil 1918 kulutati välja siis seagripp ja mingi õnnetud sõdureid. Seagripp oli ennem pärast Hispaania gripp, täpselt niimoodi, nagu sa ütlesid. Ja siis õnnetud sõdureid hakati seal süstima ja mõni sealt süstimise kohast eriti pole kaugele jõudnud. Ja siis 11. märtsil 2020 kulutati välja siis uuesti. Pandeemia. Kulutati uuesti välja pandeemia samal kuupäeval. Ja COVID-19 olevat märatsemas ja kahju tekitamas. Ja gripp kadus ära automaatselt. Ei räägitud ühtegi sõna enam gripist. Gripijuhtumid Eestis ei olnud üldse aasta. Ei olnud. Rootsis ka ei olnud mitte ühtegi gripijuhtumit. Kõik oli COVID. Kusjuures selle COVIDiga oli see sama asi, mis need õnnetute sõduritega. Ühte noort naist süstiti kaamerat ees ja siis ta hakkas kiitma seda süsti. Ja siis ta kukkus kokku sinna samasse ja suri sinna samasse 30. aastates naine. Ja mulle räägiti mitmeid juhtumeid konkreetselt ka isegi meditsiinitöötaja ütles, et 3 päeva hiljem ta jäi raskesti haigeks ja ta heitis hinge kiirabiautos, kui teda viidi haigemajja. Ta oli süstitud. Ja palju muid igasuguseid niisuguse asju on Rootsis juhtunud ja päris pööraseid asju, kõik seoses selle süstimisega. Ja inimesed ikkagi uskusid, tuleb teine süst teha, tuleb 3. süst teha, kuigi nad tundsid ennast halvasti pärast esimest süstimist ja ikkagi nad uskusid, sest et niisugust asja... Ilma süstita on ju veel halvem. Just nimelt võivad juhtuda igasugused lood. Aga kas praegu on teisiti, ei ole midagi? Usutakse kõikvõimalikke rumalusi ja teine võimalus on ju see, et kuna meil puudub faktimaterjal tihti, me ei saa teha järeldusi. Nagu sa eile oma loengul mainisid, et kui sind uskuda, siis võib saada diagnoosi ja pääseb sõjaväest ära. See oli siis nõukaajal omal ajal. Eesti statistika COVID-i ajal oli ju 2 hooaega, enne kui see vaktsiin tuli. 2 esimesel sellel katkuhooajal liigsuremust ei olnud ja hämmastaval kombel, nii kui hakati süstima, tekkis liigsuremus. Ja kuidas seda põhjendati? Kuidagi tuleb ju põhjendada. Alati tuleb põhjendada. Ametlik seisukoht ERR-ist, ise lugesin seda lõbusat lugu, see põhjendas liigsuremust kuuma ilmaga. Ainult, et nali oli see, et see kuum ilm oleks siis pidanud olema aasta algusest peale jaanuar, veebruar, märts, aprill ja kuskil seal kevadkuudel oli suremus suurem kui meie juulikuus, kus on kõige klassikaliselt nagu väga palavad ilmad. Et kuidagi see jutt tegelikkusega kokku ei läinud, aga jutt oli ilus ja mingit muud juttu ei tulnudki. Rootsis oli teatud piirangud. Kinno võis minna. Ma ise olen sel ajal kinos käinud, teatrisse võis minna, mida Eestis ei saanud teha, eks ole, kinod olid suletud. Ja üritusi ei tohtinud teha, kui 8 inimest, see oli juba liig, aga 4 inimest soovitati. Et ma pidasin loengus täpselt samal ajal 400 inimesele Örebro linnas. Ja huvitav oli see, et oli öeldud niimoodi, et rohkem kui 8 inimest võib kohtuda ja võib olla ka 400 inimest, kui on niisugune peresisene üritus, siis võib see aset leida. Ja
keegi kuskil kaebas, et väga palju autosid on tulnud selle suure Örebro ürituste hoone juurde ja politsei tuli asja vaatama ja talle selgitati, et tegemist on pereüritusega. Ja kõik oli korras. Mitte midagi muud ei toimunud ja siiamaani ei ole tulnud mingisugust teadet, et keegi oleks haigestunud või keegi oleks midagi muud oleks temaga juhtunud. Midagi ei juhtunud ja ka inimesed olid kohutavalt tänulikud, pidevalt olid aplausid nende andmete peale, mida ma rääkisin ja see oli siis, ja see on praeguseni, ma usun, kusagil netiavarustes olemas see minu esinemine Örebros, sest see salvestati. Ütleme nii, et kogu see kõik see nakkuslikud karnevalid, nad on peaaegu, need analoogsed karnevalid, nad on tegelikult ühe eesmärgiga, kuulekuse kasvatamine. Ja elanikkonna vähendamine. No, ja raha teenimine. No, seal on, ütleme, et need teised on juba head. Kõige olulisem, kui saad kuulekaks, nad on ja see, ütleme, see on juba boonus, kui nagu vähemaks kui saad. Oli vahepeal isegi niisugune nõue, et Stockholmist kaugemale kui 100 kilomeetrit ei tohiks sõita. Me sõitsime Malmösse, sinna on 600 kilomeetrit Stockholmist. No Malmö oleks kole koht ka tegelikult. Ja sõitsime ja pidasime loengut. Ja siis need inimesed, kes selle ruumi välja rentisid, need siis ütlesid ka, et väljast paistab sisse, et meil on siin ukse peal silt, et rohkem kui 8 inimest ei tohi olla, et tõmmake kardinad ette, siis keegi ei näe. Toome sükse... Tõmmake kardinad ette, siis keegi ei näe. Toome sellist ilustava näite, mis on täpselt samamoodi, et kui sul mingi need kõvad, kui mingi meedia hoovad käes on, siis räägime ka täpselt sedasi, et ärge sinna metsa minge, et seal on karu, seal on suur karu. Ja kui nendel ajakirjanikel veab, siis nad teavad sellest karuunnikust teevad pilti, ongi suure karuunnik. Kui nad seda unnikut ei leia, siis nad võtavad mingi teise pildi, mingi teise karuunnik. Ja nad räägivad ikka selle jutu kokku, et seal metsas on karu. Alati leiab teadlase, kes kinnitab, et seal on meeletu karu. Sellist karu pole enne olnud. 2 korda suurem kui. Ärge sinna metsa jumala pärast minge. Kas ei lähe? Pannakse tänavatele räpparite ja näitlejate pildid, kes ütlevad, et metsas on karu. Sest räppar ju ometi on veenev inimene, kes siis veel, keda peaks uskuma. Ja siis nüüd ongi, aga tegelikult inimesed sinna ei lähe, aga tegelikult võib-olla see on hoopis mingi ufodega lennuväli on või on mingi portaal, kus saab mingi galaktikate vahel rännata. Aga inimesed ei leiagi seda. Sest nad ei julge metsa minna. Just, ja olulised elementaarsed teadmised tervise kohta, kuidas teatud asju, eks ole, hoida balansis, tasakaalus. Sellest ei räägita. Mitte ainult, et koolis ei räägita. Sellest ei räägita üldse, ka massimeediumis ei räägita. Inimestel ei anta nõu. Ja kus juures kõikide, see on niisugune sugestiivne sõnum, mida kogu aeg korrutati ja see mõjus inimestele, et nad muutusid agressiivseks. Näiteks, kui mina olin poes sel perioodil ja mina olen harjunud kogu aeg, ma seisan inimese taga. Kuigi ametlik silt ütleb, et 2 meetrit peab vahet olema. Ja inimesed panevad minu peale karjuma. Hoia distantsi, hoia vahet, mine siit kaugemale. Mõtlesin, mis siis juhtub? Mis siis juhtub, kui ma lähedal olen? Ja siin on, viirus tuleb. Mõtlesin, kus kohast ta tuleb? Kas te teate midagi viiruse kohta? Ei, see biorobotitega programmeerimine, see on huvitav tegevus. Ja siis ta ütleb niimoodi, et aga ma kutsun politsei. Mõtlesin, aga kutsuge. Mul oleks väga huvitav politseiga rääkida, sest et ma tahan teada saada, millise seaduse vastu ta siis rikub. Kus kohal on öeldud seaduses, et ei tohi olla lähemal kui 2 meetrit. Kus kohal on see seadus? Niisugust seadust ei ole. Ei tea, kuidas Rootsis, aga Eestis on olemas nakkushaiguste nagu tõkestamise seadus. Ja selle järgi võib teha 2 asja. Võib kehtestada liikumispiiranguid ja võib sulgeda asutusi ettevõtteid. Midagi ei ole seal maskidest, distantsi pidamisest, süstimisest ega sellistest asjadest. Ei. Ja määrusega, millega neid kehtestada, määrus saab ainult täpsustada seadust, eks ole, et kus on liikumispiirang või millised asutused suletakse. Mitte mingil kombel ei saa määrusega kehtestada mingit sundsüstimist. Aga seda tehti ja alles praegu jõuab see kohtusse. See Eesti nende määrusega kehtestatud piirangute kohtasi 4 aastat on möödas ja alles nüüd jõuab see kohtusse.
ja ma olen kuulnud, et mingisugune otsus on juba langetatud, kus tuvastati ebaseaduslikkust. No vallandamised, ebaseaduslikud, aga tegelikult need inimesed, kes said küll õiguse, ei saanud ju oma töökohta tagasi. Nad said 3 kuu töötasu, nende aastakümnete pikkune tippspetsialisti karjäär oli rikutud ja 3 kuu tasu oli narrimine, see on narrimine. See ongi nali, see on täielik nali. Mis õiguse mõistmine see siis on? Sul on nüüd õigusega püüti nagu elama töötu elu nüüd edasi rahulikult. Totalitaarsuse ilminguid püüti välja mängida. Et vaadata, et kuidas inimesed reageerivad ja nii edasi. Just kui mingisugusele teoreetilisele tulevikule mõeldes. Ja nüüd nad räägivad ju linnugrippist Ameerikas. Isegi meie lehtedes oli lugu, et üks inimene on surnud linnugrippi, et see linnugripp ikkagi võib olla väga ohtlik. Üks inimene. Aga ette, kui ohtlik on siis Ukraina sõda, et seal on kindlasti surnud rohkem kui üks inimene. Et lõpetagu see sõda siis ära. See on ohtlik. Seal inimesed surevad. Ma ei saa, kuidas see loogika... Kuidas siin ei saa maailma võim ei saa sekkuda sõtta, eks ole? Just, seal inimesed surevad ja see suremine on nii kohutav asi, et kui üks inimene sureb, siis peab terve maailm lööma kella ja hakkama ilmselt varsti võtma vastu jälle mingid türandlikke piiranguid. Ja kõige hämmastavam on see selle asja juures, et kehtib justkui kehtiks Trumani doktriin, mis pandi paika 24. juunil 1941 New York Timesis. Ja 24 juuni on ka üks mingi oluline kuupäev jälle. See oli ju, eks ole, Nõukogude Liidule kallaletung, eks ole, Saksamaa tungis kallale ja siis läks üks päev mööda, kui võeti intervjuu Trumanilt, kes ei olnud mingi poliitiline suurtegelane. Ta oli senati liige, senaator ja alles hiljem ta sai asepresidendiks ja siis lõpuks presidendiks, aga milline tema nii-öelda mittenähtav positsioon oli, millest enamik inimesi midagi ei tea, oli, et ta oli Missouri osariigi vabamüürlaste suurmeister. Ja tema ütleb siis niimoodi, kehtestas täiesti uue doktriini ja see kõlas niimoodi. Kui me näeme, et sakslased hakkavad võitma, siis me toetame Venemaad. Kui me näeme, et Venemaa hakkab võitma, siis me toetame sakslasi. Nii et nad jaksaksid tappa nii palju inimesi kui võimalik. See on Trumani doktriin, mis kehtib Ukraina sõja ajal. Vahel toetatakse Ukrainat, vahel ei toetata. Hoitakse vahet, kuude viisi, mitte midagi ei saa. Ja siis toetatakse selle asemel Venemaad. Ja et see tõesti on niimoodi, selle tegid kõigepealt kindlaks ukrainlased ise, aga nendel ei ole ju usaldusväärsust, kuigi nad saatsid need Vene raketid, mis olid alla tulistatud. Need tükid saatsid Inglismaale ühte laborisse uurimiseks ja seal tuvastati, et see 95% ulatuses koosneb lääne moodsaimast tehnikast. Seda võeti, nagu öeldakse, ettevaatlikult. Aga nüüd on siis niisugune ajaleht olemas, nagu Financial Times. Ja see leht tõi ära, vähemalt leidsid, et see on hädavajalik ära toomiseks. Et siin on see leht, Financial Times. Ja 12. jaanuaril käesoleval aastal, see on siis 2024, avaldati artikkel Lääs aitab Venemaad varustada võitlustehnikaga. Ilus. Komponendid, need on elektroonikakomponendid, päris paljud, mis liiguvad igasuguste varifirmade kaudu. Ja kõik toimub ja muidugi venelasi hukkub palju rohkem, isegi need vene poolsed jõud, ütleme võiks nii, et venemeelsed jõud, keda on ka küllalt Eestis, Rootsist rääkimata, need on ju täiesti
Putini kallistajad, me nimetame neid Putini kallistajateks, leiavad, et kõik on kõige paremas korras. See, mida räägib Russia Today, on absoluutne tõde ja kui nad ütlevad, et Venemaa on kaotanud 5 korda vähem sõdureid kui Ukraina, siis seda usutakse. Aga tegelikult see kanal ja Putin räägivad õigust, ainult et see õigus kehtib pöördväärtelises mõistes. See Ukrainas on kaotanud 5 korda vähem ja ründaja Venemaa on kaotanud 5 korda rohkem. Seda ütlevad isegi Eesti sõjaväe taktika eksperdid, et need, kes ründavad, kaotavad alati tavaliselt 5 korda rohkem sõdureid kui need, kes kaitsevad. See on läbi ajaloo niimoodi välja kujunenud. No fakt on see, et praegu on tegelikult ukrainlastel on tõsine meeste põud. Yeah. See on fakt, seda ma tean oma Ukraina tuttavate, kes ütlevad sedasi, et mehed varjavad ennast ka, ega keegi sinna veel mingi tapale naljalt minna ei taha. Ei, kuigi, eks ole, mis oleks saanud Eestis, kui 16-17-aastased koolipoisid ei oleks vabadussõjas osalenud. Jaa, aga kui me toome nagu mõned mastaabid lihtsalt nagu võrdlusmomendid, siis tegelikult praegune Ukraina sõda, et võrreldes mingi esimese maailmasõjaga, ta on nagu köömes. Tegelikult oli see, et esimeses maailmasõjas Vene impeerium, ta mobiliseeris 3 miljonit meest aastas. See tähendab sedasi, et ütleme, aktiivset faasi oli sisuliselt 3 aastat, 10 miljonit meest surnutena. Ja see oli esimene maailmasõda, teine maailmasõda oli veel julmem. No, ütleme, praegu need suurusjärgud on sisuliselt mingi ligikaudu 10 korda väiksemad. Aga see tähendab sedasi, et see potentsiaali seal, seda kahuriliha, seda jätkub, see ei maksa kahelda selles. Aga kui me võtame, rääksime nendest elektroonikakomponentide tarnimisest, siis on praegune tegelikult Saksamaal päris suur mingi see skandaal on püsti. Ja mis nagu see kõik see, ega ta peavoolumeedias väga ei liigu, aga nagu mingi mujal meedias liigub, et tegelikult on see Ursula von der Leyeni mingi läbi oma mingi asetäitjate kõikide selle kaudu käib nagu päris kõva äri. Ja see on üks Vene metallikontsern on Krasnõi Oktyabr. Punane oktoober. Punane oktoober. No see on niisugune sümboolne nagu selline järjekordne nimi ja selle toodang liigub läbi Kasahstani läände. Kasahstan ei ole ju sanktsioonide all. Ei, täpselt, aga see on jälle järjekordselt, Ursula von der Leyen on sellega seotud. Meie peaminister on tema abikaasa on siin hoopis teist nagu kõik need suured teevad äri Venemaaga. Ka Eesti kaubavahetusi ka nii Kasahstani kui mis seal veel on seal lähedus riikidega on ju kordades kasvanud järsku. Mina nagu otseselt sellega kokku puutuma, kui ma olen puidu eriala mees, aga tegelikult on sedasi, et kui nüüd nagu see sõda hakkas, pandi seal mingi Venemaaga puidule kõik nagu mingi sanktsioonid peale, mitte midagi sealt tuua enam ei saanud, siis sisuliselt mingi vanade lepingutega pool aastat liikus nagu väga palju puitu siia Euroopasse igale poole. Siis vineer hakkas liikuma sedasi, Kasahstanis on näiteks vineeritehas. Läbi Kasahstani hakkas liikuma sellises koguses vineeri, mida enne keegi polnud näinud. Valgevine vineer samamoodi liikus, hakkas läbi Kasahstani liikuma. Mingit moodi on see nüüd pidamas, kus juures oli sedasi mingi vahelauded igal pool Poolas. Need poolakad, kes on nagu see suured Ukraina toetajad, teistpidi oli sedasi, et see suur vineeri äri käis kõik läbi Poola. Aga siis, ütleme, mis olid soomlased loomulikult, pihta said kõige rohkem soomlased. Soome suured saeviskid, kõik, kellel ikkagi väga suured saeviskid, nagu Vene poole peal, eriti Karjalas, mis seal olid kõik. Nii, nemad panid oma saeviskid kinni. Ja mingi põhimõtteliselt pooleaastase tsükliga nad tõid välja seal, ja siis põhimõtteliselt võiliva hinna eest nagu siis üritasid oma need varad seal nagu müüa maha. Aga kuidas see von der Leyen siis täpsemalt seotud selle see skeem oli sedast, tema oli põhimõtteliselt nende niitide tõmbaja seal taga, kes nagu suunas jälle, et kuule, oma asetäited, et kuule, nüüd on vaja see leping suruda läbi, see lepingu vaja suruda läbi. Et läbi Kasahstani läbi Kasahstani Krasnõi Oktyaabriga metall, et see tuua nagu läände ära. Ma ei tea, mis seal nagu nii spetsiifilist oli, aga ühesõnaga see toimis jälle.
ütleme nüüd veel selle putinismi leviku kohta. Inimesed usuvad müüte. Müüt ütleb, et Putin on maailma kõige tähtsam selle praeguse süsteemi vastane, kaitseb traditsioonilisi väärtusi ja võitleb globalistide vastu. Meil on Vene televisioonist avaldus, kus Putin kohtub Schwabiga, ühe kõige tähtsama globalistiga ja kus ta sõna otses mõttes esitab lojaalsuse tõendi selle kohta, et ta tõesti peab Schwabi eeskujuks ja ta on väga soojalt suhtunud Schwabi kogu aeg. Aga vähe sellest. Ta ei öelnud, et pandeemia on bluff. Ta osales kogu selles tsirkuses. Putin siis ei öelnud. Putin lasi süstida oma rahvast, mida Lukašenko ei teinud. Ta ei üldse ei uskunud sellesse. Ta keelas ära igasugused piirangud. Mingeid piiranguid Valgevenes ei olnud. Peab paika, ja niisugune tohutu suur vahe. Ja kus juures veel üks moment on, kõik, kes on mingil kombel välismaaga olnud seotud, organisatsioonid või üksikisikud, need tuleb siis kuulutada välisagentideks. Neil on vastav seadus. Aga üks organisatsioon on sellest vabastatud ja need on Vene vabamüürlased. Vene vabamüürlaste suurloos ei ole välisagent. Sest väga suur organisatsioon ei ole vist selles. Aga on. Aga on ikka, jah. Paljudes linnades on ta suured sees. Mul on pildid selle kohta. Venemaa linnades. Ma ei jõudnud näidata oma loengul, ei mahtunud selle ajal siis ära, aga erinevates linnades vahel mul on erinevad loengud vastavad sellele. Aga ma nüüd natuke seleta üks fenomen ära. Sa eile oma selles loengus rääkisid sellest, kui see Titanicul oli see mingi väike tulekahju oli, see, mis seal see nagu ühe pardaga, see mingi metall, need konstruktsioonid sai kannatada, kõik selline asi on. No see on nagu sissevaatus sellele. Ma räägin seal, ütleme, 3 nime. Kas 3 nime ütlevad sulle midagi? On Benjamin Guggenheim, Isador Strauss ja Jacob Astor. Ja, absoluutselt, jah. Ütlevad, nii. Nendel on nendel midagi on ühist, nendel on ühine surmakuupäev. See on 15. aprill 1912. Titanicul on. Aga kes need 3 meest olid? Ülimalt tähtsad asjade ja niidi tõmbajad või ülimalt tähtsad mehed, kes seisid Ameerika Ühendriikide, ütleksime, suurpanga või keskpanga asutamise vastu. Jah. Nüüd on Föderaalreservi asutamise vastu. Nii, Föderaalreserv asutati oli J.P. Morgan, Rockefellerit, Rothschildit. Kusjuures J.P. Morgan oli üks selle firma omanikest, kellele kuulus Titanic. Täpselt, just nimelt. Nüüd lähme veel sammukese edasi. Nii. Nüüd on see sama, mis nagu läänes on, et toimub nagu niinimetatud, et selle Vene varade arestimine igal pool. Eesti võttis ka selle seaduse vastu. Mida tegid venelased Venemaa vastukaaluks? Nad põhimõtteliselt siis panid moratooriumi sellele J.P. Morgani Vene koodi osakonnale. J.P. Morgan põhimõtteliselt tema teenindas Black Rocki kõiki neid varasid, mis Venemaal on. Black Rocki, me ei pea selgitama, kellega on tegemist Black Rocki näol. Ja tema nüüd oli see Black Rocki oma, kuidas nende varad tekkisid, need tekkis põhimõtteliselt Chubaisi ajal see 90-ndate erastamist. Siis kui käis kantimine. Täpselt just nimelt seal nii. Aga see on sedasi nii, et ja veel üks, mis oli väga oluline täis on see, et Jukos, naftafirma Jukos, seda ka teate, see Hodorkovski firma on. Nii. Selle taga olid, Hodorkovski on ise öelnud välja, et see Rothschildi raad olid seal taga. Nii, Hodorkovski läks, ütleme põhimõtteliselt Putini Vene eliidi vastu
pandi kinni, istus seal kinni, ma ei tea, mitu aastat, 8 või 9 aastat on ju. Nii. Ja samal ajal oli sedasi, nii et Jukos riigistati. Nii. Nüüd on alanud väga suur riigistamine muide. Ja just nimelt väga suur. Nüüd on Venemaa on läinud põhimõtteliselt JP Morgani, kõiki nende BlackRockide, kõige nagu selle nagu niinimetatud panga vastu on läinud. Mis nüüd juhtuma hakkab? Seleta see fenomen lahti. Mis nüüd võib juhtuma hakata? Nüüd võib juhtuma hakata väga pööraseid asju. Võiks öelda revolutsioonilisi asju, suuri muudatusi, sest on räägitud ka väga palavast juunist, mis on tulemas ka sõjakäiku. Elame näeme. Venemaa õppused praegu Kuubal seal näiteks seal Kariibi meres. Ja küsimus on ka selles, et Vene sõjaväe juhtkond mõtles ju välja kõikvõimalike lisaressursside hankimist. Näiteks meelitati tuhandeid ja kümneid tuhandeid kuubalasi ehitustöödele Venemaale. Ja esimese asja, mille nad kätte said, oli, et neile pakutakse välja Vene kodakondsus ja saadetakse rindele Ukrainasse. Ukrainas on ju sama, need, kes on ju mingi läänest tulnud, kes on Ukraina elamisloaga. Need lähevad sinna Ukrainasse, nüüd pärast praegu enam välja ei saa. Samamoodi. Kuule, ma ei tea, tõenäoliselt on võimalik, eks nad on mingi raha eest on võimalik nad ennast vabaks osta. Seal Ukraina on siiamaani riik. Siiamaani on olnud. Mul on mõni sõber käinud Ukrainas praegustes tingimustes ka ja siis ta ootab tundide viisi, tal oli seal Kiievis korteri ja elamisluba ja ta oli abielus ukrainlanaga ja ootas tundide viisi ja lõpuks avaldas oma pahameelt, läks sinna teistest mööda, ütles, et niimoodi. Aga seal on teine putka niisugune, piiriületusputka. Annate seal $20. Nii odavalt või? Ja siis saate. Või $50 saate veel kiiremini. Siis võetakse jutule. Niimoodi töötab Ukraina riik siis. Ja. Nii et ühesõnaga, aga korruptsioon. Korruptsioon on ju arengu takistaja. Selles suhtes, et sul ei ole ju enam mingisugust stiimulit võrreldes teistega. Tähendab, ebavõrdsus tekib, niisugune ebavõrdsus, mille vastu sa ei suuda. Selles suhtes see on tänapäeva maailma tunnusmärk. Ja paljud asjad viilitakse nendest mööda, kuigi konsultantideks mitmetel näiteks teleseriaalidel, dokumentaalseriaalidel on tõsiselt võetavad teadlased, aga millegi pärast unustatakse mingisugused põhimõttelised faktid ära. Nagu näiteks see konflikt, mis toimus siis iirlaste endi vahel, siis Iiri vabariigist pärinevate katoliiklaste vahel ja protestantide vahel, kes elasid siis Põhja-Iirimaal, Belfast näiteks. Sellest oli ka Rootsi televisioonis BBC seriaal mitmes osas ja kõik oli nagu justkui okei, aga IRA-st ka räägiti, isegi anti mõista, et IRA-s võis olla üksjagu MI6 on siis inglise siseluure agente. MI6 tegeleb välisluurega, see oli MI5, siis MI5 agente ja väiksemal määral MI6 agente, sellepärast just, et saada ülevaadet väliskontaktide küsimuses. Ja see oli kõik, aga midagi rohkemat ei räägitud, mitte ühtegi sõna sellest, et IRA juhtkond tegelikult koosnes kommunistidest. Mitte ühtegi sõna sellest, et need kommunistid töötasid Nõukogude Liidu kommunistliku parteiga koos, et neil oli leping KGB-ga ja kõik teavad, mis asutus see oli ja vähe sellest, kui isegi mõnes ajalehe või ajakirja artiklis on juttu IRA koostöös Nõukogude Liiduga,
ja võib-olla mainitakse ka, et nad said relvi, mida nad said kalalaevadega, kalatraaleritega toodi need lääne relvad, et kahtlus ei langeks Nõukogude Liidule, kas siis Lääne-Saksamaalt pärit relvad toodi kohale ja anti üle. See oli kõik, millest räägiti, aga on olemas veel üks aspekt, mis on veel tähtsam aspekt, mis teeb nad kurjategijateks väga, ütleme, olulises stiilis, ütleksime niimoodi. Nende stiil läks üle igasuguste dimensioonide ja see on nimelt spionaaž. Spionaaž Nõukogude Liidu kasuks. Oli sõlmitud leping Nõukogude Liidu KGB-ga spioneerida Ameerika Ühendriikides näiteks, IRA-l oli oma kontorid seal, sõjaväe andmeid, pildistada sõjaväelisi objekte ja kõik see materjal kanti üle siis Nõukogude Liitu. Ja kuidas said olla IRA-l oma kontorid? Ei ole oma kontorid, jah. Nii Ameerikas, Lääne-Saksamaal ja paljudes teistes riikides oli neil oma kontorid. Nende kaudu nad siis, nagu öeldakse, kogusid raha ja toetusi võitluseks siis Suurbritannia terrorismi vastu. Palestiinaga, Hamasil on samasugused kontorid. Täpselt samad kontorid, jah. Ja seda materjali nagu kuskilt kätte ei saa, sellest ei räägita, aga mul on üks kohutavalt haruldane raamat, kus on kõik see kirjas, kõik need lepingud, kõik need salajased koodid, mida kasutati, nende dekodeerimine. See kõik on siin raamatus sees ja samuti need lepingud, vaat siin on nüüd konkreetse teatud kirja, mis saadeti, selle oli koodis kirjutatud. Ja siin dekodeeritakse kogu see kiri. See oli puhas spionaaž ja nii edasi. Siin on kiri ära toodud siis originaalis. Ja kõik on arhiivis olemas. Sellest ei räägita üldse. See on ju täiesti hämmast, üks terroriorganisatsioon tegeleb ühtlasi spionaažiorganisatsioonina. Iirimaa vastu väga vaenuliku riigi osas. Sest et mingit sõbralikku suhtumist ei saanud olla Nõukogude Liidul kapitalistliku Iirimaa vastu. Sest et nende toetus läks peamiselt Iirimaa kommunistlikule parteile, et toimuks revolutsioon ja kehtestataks proletariaadi diktatuur. See oli nende eesmärk. Aga see raamat paljastab ju selle kahekeelsuse ja see on erakordselt haruldane. Miks sellest ei räägita? Miks sellest üle hüpatakse, see nagu ei oleks justkui toimunud. Aga siin on kõik, kuupäevaliselt on kõik sees, mul oli väga raske seda saada ja muide selle taga, selle raamatu väljaandmise initsiaatoriks oli Sinn Féin, Iirimaa praktiliselt kõige tähtsam partei ja nii edasi. Ja iirlased on üldse väga tundlikud igasuguse rõhumise suhtes ja muidugi nad reageerisid tugevalt selles osas, mis toimus Gazas ja mis praegu edasi toimub, kus eks ole näiteks laste puhul, kui ühishauast välja siis nähakse mitte ainult piinamise jälgi 70% laipadest, aga ka on täiesti selgelt nähtavad elundite vargus ja kõik nii edasi. Nii et see tõstis iirlased tagajalgadele ja näiteks ma ise nägin ja ma filmisin, kasutasin juhust filmisin, Dublinis toimus 35 000 pealine demonstratsioon Iisraeli terrori vastu siis Gazas ja neil oli kaks põhilist niisugust lööklauset, mis olid väga huvitavad. Ja ma ütlen, et täpselt originaalis, nagu nad skandeerisid seda. 1, 2, 3, 4. No occupation anymore. Ma arvan, et seda ei ole vast vaja tõlkida, igaüks saab aru, kes vähegi inglise keelt tunneb. Ja edasi. 5, 6, 7, 8. Israel is a terror state. Terroristlik riik, jah. Niisugust asja ma ei kujuta ette, et keegi Rootsis võiks oma
huultelt välja paisata või Eestis näiteks. Võib-olla politsei viiks ta minema sealt demonstratsioonilt. Aga see toimus, politsei sõitis ees selle, hoidis korda ja kindlustas nende turvalisust ja järel. Ja meil on see filmitud kogu see värk ja see läheb ka sellesse meie uude filmi sisse, mille nimi on Kaemus. Eesti politsei menetleski ühte Palestiina toetuse demonstratsiooni. Need demonstrandid muidugi olid noorkommunistid, aga nii see juhtus, jah. Sa rääkisid nagu Iiri ajaloost ka eilses loengus üsna niimoodi, kuidas öelda, vapustavalt. Jah, see on väga kole ajalugu selles suhtes, et inglased on neid alati rõhunud, neid on ära kasutatud. Peamine terror nende vastu algas seoses Cromwelli võimule tulekuga. Millal see oli aastat umbiselt kuulaja? Jah. Teab. Ja, et Cromwell tuli riigipöördega võimule Inglismaal 1653 ja juba paar aastat hiljem algas terror iirlaste vastu. Millegipärast oli tal iirlastega eriline kana kitkuda ja ta vihkas neid. Praegu lätlased kitkuvad kanu Iirimaal. See otseses mõttes. Nii et ühesõnaga ta kogu ihust ja hingest vihkas iirlasi ja tahtis nendest lahti saada. Tal oli plaan teatud arvu iirlaste saatmisest Ameerikasse orjadena ja ülejäänud tapmine. Ja õnnestus päris kõvasti vähendada iirlaste arvu, taandus päris kõvasti, aga ikkagi, kui juba iirlaste arv oli tõusnud peaaegu 9 miljonini, kuskil 8,6, siis Londonis muututi ärevaks ja see oli Victoria ajal ja temal ei olnud ka helgemaid tundeid iirlaste osas. Igal juhul võeti vastu otsus, et tuleb korraldada etniline puhastus. Ja etniline puhastus toimus siis näljahäda esilekutsumisega. Ja ametlikes allikates on kirjas, et toimus kartuliikaldus. Tegelikult oli kartulimardikas, olid parasiidid ja see tabas mitte ainult Iirimaad, vaid ka teisi riike, näiteks Saksamaad ja nii. Ja see puudutas umbes 24% saagist. Ülejäänud kartul oli söödav, aga käsk tuli saata eriväed Iirimaale ja on olemas kaart nende vägede paiknemise kohta. Fantastiline ümberpiiramine, võiks öelda, kaardil ilusti näha, mida need väed siis pidid tegema. Väed pidid kokku korjama kõik toiduained. Hoolitsema sellest, et need laaditakse laevadele ja viiakse Iirimaalt ära. Mitte ainult kartul, vaid kõik toiduained. Ja need viidigi ära inimesed, kes olid sisemaalt tulnud rannikule, püüdsid klammerduda nende laevade külgi, üles ronida, kukkusid vette ja huppusid. Ja see ei õnnestunud. Igal juhul see oli kohutav nälg. Ometigi oli nii kartulit kui ka teisi toiduaineid niivõrd palju, et on kokku arvestatud, sellest oleks piisanud 18 miljonile inimesele. Iirimaal elas vähem kui 9 miljonit. Niisiis viidi see kõik minema. Inglise landlordid, see on Eesti mõistes mõisnikud. Nendel oli kõike küllalt. Toiduaineid piisas ja neil ei olnud millestki puudus. Aga iirlased hakkasid surema. Ja et tõesti nende arv vähenes tohutult, langedes ligi 9 miljonilt alla 5 miljoni peale, kuskil 4 miljoni peale. Ja seda kinnitab rahvaloendus,
mis toimus 1851. Kuhu need inimesed kadusid? Püüti seda seletada, et nad läksid Ameerikasse. Ameerikasse läks 1 miljon ja kuidas me seda teame? Kõik registreeriti ju, kõik sissetulijad. No, arhiiv on olemas. Ameerikas ei olnud niisugust asja nagu Iirimaal, kus näiteks 1922. aastal, kui käis see sõda, iirlaste ja inglaste sõda, kui inglise väed panid rahvusarhiivile tule otsa, et hävitada andmed. Aga sama puudutab ka näiteks orjadeks müümise andmeid. Neid andmeid, kui palju Iirimaalt ära viidi, kusjuures osa kindlasti sai surma nagu alati, reisi kestel surid ära lihtsalt. Kui sa oled 2-3 kuud teel, eks ole. Siis niisuguseid asju juhtus ja lõpptulemusena väga väike osa sai üldse kirja pandud ka kohale jõudnud riigis. Näiteks Ameerikas, kui palju neid, keda müüdi, siis kes registreeriti, kui palju orjaturgudel müüdi. Peamiselt Pennsylvanias ja siis nad saadeti edasi Virginiasse, kus nad pidid kuuma päikese käes töötama 40 kraadi. Mina olen olnud Ameerika Ühendriikides just siis, kui oli kuuma laine, 40 kraadi oli Washingtonis ja siis Virginias oli raske kõndida küll Washingtoni linnas näiteks. Võttis võhmale, sest 40 kraadi on ikka 41 oli isegi 42. Ja siis tööd teha nad ei pidanud vastu. Nii et need andmed on olemas siiski ja praegu tänapäevasel Iirimaal elab 5 miljonit iirlast. Põhja-Iirimaal umbes 1 miljon, osa on sisserändajaid ja osa on inglasi, kes elavad seal. Aga siis 5 miljonit on Iiri Vabariigis alles ja need inimesed tänaseni mäletavad neid asju, kui ma näitasin oma huvi nende ajaloo vastu, on kirjutatud 2 fantastilist raamatut. Üks on ilmunud 200 eksemplaris Chicagos, kus on kaardid ära toodud massihaudadega, täpselt mida leiti massihaudadest kõik. Need arvud on saadud kätte ja siis muidugi toimus Ameerikasse emigreerimine, sundemigreerimine, kui olukord oli nii meeleheitlik, siis see oli umbes 1 miljon ja mitme aasta vältel ja see ei toimunud kohe, nagu nad väitsid, et kohe läks kuskil 4-5 miljonit. Ei juhtunud seda. Ja need inimesed, kellega siis ma rääkisin Dublinis ja näitasin oma huvi nende ajaloo vastu, siis nad ütlesid mulle, et võtke teadmiseks, et tegu oli rahvamõrvaga. Genocide nimetati. Ja ma ütlesin, et ma pean sellega nõustuma kõrvaltvaatajana. Ja nii et see oli väga raske elamus niisugust asja teada saada ja siis on mul üks tohutu suur raamat, mis on siis piltidega varustatud. Need on maalitud pildid tunnistajate kirjelduse järgi, kuidas rahvas klammerdus nende laevade külge, kukkusid alla ja nii edasi. Nii et materjali on. Ja see on väga huvitav materjal ja ma kardan väga, et need teosed ei jõua Eestisse eestikeelsetena. Aga siis üks raamat, mis ilmus siis Chicagos, seal pealkirjas esineb juba sõna genocide ja seda on ilmunud siis 200 eksemplari ja minule kingiti üks nendest eksemplaridest ja need on nummerdatud eksemplarid. Ja siis suur võimas raamat, mida tavalistes raamatupoodideski müüdi, tohutu suur võimas raamat iirlaste hukkumise saladus. Fantastiline niisugune teos ja me võime näidata nende raamatute kaane pilte. Mul on kõik olemas, me kopieerime üle. Ja.
ja siis me näitame ka selle Putini lojaalsuse avaldust Vene televisioonist. See tuleks ka kindlasti основателем авторитетного дискуссионного клуба Клаусом Швабом. Она состоялась накануне вечером в Санкт-Петербурге. Так что мы берем с вас примеры, надеюсь, мы вас не подводим, работаем, так сказать, в унисон. Ja siis iirlased küsisid sinu käest, et kuidas sa sellest aru saad ja siis sa rääkisid Eesti kohta ja näite neile. Ja ma rääkisin, et meidki on püütud hävitada. Meil on ka olnud kurjad ja õelad naabrid, kes on vedanud meid orjadeks, müüdud on meid Ukrainasse on viidud, venelased on meid Venemaale viinud ja on meid füüsiliselt tapetud, eriti siis 1710. Eilses loengust tuli seal D-vitamiinist oli väga huvitavalt, alguses oli juttu, et ja sellepärast, et räägiks tervise teemadest ka paar sõna. Ja nii palju võiks siis mainida, et D-vitamiini on alahinnatud ja eelkõige juba sellepärast, et aga meil ei ole vaja seda võtta, sellepärast, et me saame päikest võtta ja siis see muundub D-vitamiiniks, aga nii lihtsalt need asjad ei ole. Sellepärast, et me elame Põhjamaal. Päike peab olema teatud kraadi all. See tähendab, et selle me saavutame kusagil maikuu keskpaiku. Ja eriti hea võimalus on tõesti päikest võtta siis jaanipäeva ajal. Ja pärast seda siis ka hakkab see asi langema. Aga talvel on ju katastroof. Totaalselt katastroof. Väga vähe neid päevi, kui me saame võtta. Teine lugu on see, et kui me oleme jõudnud teatud vanusesse juba üle 50, siis inimesel kaob tasahilju see võime päikeselt saadud alusmaterjali muundada D-vitamiiniks. See on põhjus muundada D-vitamiinist. Aga siis oli ju nagu selle nagu D-vitamiini lisavõtmine tuli see juurde. Just, ja siis nüüd on see väga populaarseks muutunud, sest et on avastatud, et ka nendes väikeselistel maadel, kus D-vitamiin peaks olema meie ümber igal pool, muudkui aga korja üles päikesed. Inimestel on D-vitamiini suur vaegus ja peamiselt me näeme seda sellest, kui rangjalad tekivad. See on üks päris kindel tunnus, et inimesel on olnud D-vitamiini vaegus, ei ole kätte saanud seda. Tahan nüüd küll midagi öelda, aga ma kunagi olen palju jalgpalli mänginud, nii et minu jalad on saatama. Aga miks see D-vitamiin on inimesele nii oluline? Ta on oluline sellepärast, et nüüd on siis avastatud, et D-vitamiin kontrollib meie immuunsussüsteemi. Ja need arstid, kes on põhjalikumalt uurinud D-vitamiini, on öelnud, et mida rohkem on sinu veres D-vitamiini, seda tervem sa oled. Et kus juures on maailmas olemas 2 vitamiini, millel ei ole lage. Millel on kogu aeg väidetud ohtlik, ei maksa võtta. Ja need on C-vitamiin, millel lage ei ole. Ja sellele viitab ka näiteks professor Toomas Leevi raamat C-vitamiini kohta, mis on ka eesti keeles ilmunud, see on rootsi keeles ilmunud. Maailma väljapaistvamaid C-vitamiini uurijaid. Ütleb, lage ei ole ja kõik on väga palju müüte on sellega seoses. On hoiatatud, et liigsed C-vitamiini tarvitamise kahjulikkusest, et see võib viia neerukivide tekkeni. See on väär ettekujutus. Neerukivid tekivad peamiselt üleliigse kaltsiumi tõttu, mis on läinud rändama ja siis osa satub silma, tekib kae. Niisugused momendid, aga kui me võtame niisugust vitamiini nagu K2, siis K2 teeb korra majja, kõigepealt ta välistab trombide tekkimise ja teiseks ta suunab, tähendab kaltsiumi luudesse, luustikku.
See on kohutavalt suure tähtsusega teada. Nii, ja siis ta kontrollib üle 5000 geeni tegevust. See on väga suur hulk, 5000 geeni. D-vitamiin kontrollib seda. Ja siis muidugi on D-vitamiinil väga suur jõud. Tänapäeval on arvestatud umbes 8 erineva vähisordi vastu. Ja rohkem on sul vastavalt D-vitamiini, siis ta tõrjub selle ära. Oskate nimetada, aga millised vähid need on? Peamiselt on siis eesnäärmevähk, kopsuvähk, siis on rinnavähk ja isegi suudab võidelda niisuguse asja vastu, mida peeti totaalselt ravimatuks, nagu maksavähk. See on ametlikes allikates igal pool kirjas ravimatu. Ja nii edasi. Nii et ühesõnaga on väga olulisi võimeid sellel vitamiinil ja seda me oleme alahinnanud. Aga nüüd on siis jõutud koguni uurimises veel kaugemale, aga seda ei ole lastud välja tuua. Nimelt, kui on inimesel tekkinud pikaajaline D-vitamiini vaegus, siis see toob kaasa MS-i tekke. Ja algab see ju niisuguse sümptomiga nagu nägemise ähmastumine. Selle ähmastumisega ja selle põhjus siiani ei teatud. Aga see on jällegi seotud sellega, et D-vitamiini ei ole piisavalt. Sest D-vitamiin garanteerib selle, et meie nägemine oleks korras ja nii edasi. Need momendid on väga olulised ja Eestiski on olnud üksjagu juhtumeid, kus MS on hakanud vohama. Ja teine huvitav lugu on see, et kui ma ka siia hakkasin sõitma, siis Stockholmis ma nägin suhteliselt noort meest, 50 aastast peetakse keskealiseks või nii. Käivad küürus, nad ei saa ennast sirgu ajada ja saladus on väga lihtne. Boorivaegus. Boor on nii põletikuliste protsesside vastu väga hea, aga ka, et ta hoiab, peab korda kaltsiumi osas. Nii et nii K2 kui ka boor on selles suhtes väga suure tähtsusega ja siin tuleb jälle mängu D-vitamiin. Mina tahaks kombinatsioonis nad suunavad selle kaltsiumi luudesse, et kaltsiumi jääks nagu organismi hulkuma ja tekitaks neerukive ega kaedega sellist. Ja kui meil on näiteks liiga vähe kaltsiumi luudes, siis see toob kaasa niisuguse nähtuse, mida nimetatakse luude hõrjenemiseks ja kui inimene maha kukub kõksti, luu läheb katki, aga kui sa kukud maha ja luu ei lähe katki, see tähendab, et sul on kõik korras. Luude õrenemist ei toimu. Räägime selle vitamiini jutu nagu selgeks, et kus me seda K2 nagu saaksime siis K2 vitamiini? K2 puhul on ainult üks võimalus ja see on toidu lisand. Ja boor, siis on kõrvitsaseemned või? Kõrvitsaseemned on looduslik allikas, jah. Aga seda peab siis väga palju võtma, sest mina ütleksin niimoodi, et ma olen teinud kõik need katsed ise enda nahal nävi, mulle meeldib olla katsejänes, sest ma võtan väga suurtes kogustes D-vitamiini, ikka väga suurtes kogustes, mida omal ajal peeti hullumeelsuseks, aga tal ei ole ju lage. Ja see aitab siis, jah? Ja see aitab minu assistent ja hea sõber Steve. Tema tutvus ühe Kanada uurimusega. Üks Kanada professor, kes kirjutas väga põhjalikult D-vitamiini kohta ja see oli esimene, kes ütles välja, et D-vitamiinil ei ole lage. Sa võid võtta miljonites rohkem, kui on ette nähtud. Ja ta võttis, tookord olid Rootsis 2000-lised kapslid, 2000 rahvusvahelist ühikut. Ja siis purgis oli 100 kapslit. Ta tühjendas kogu purgi ühe päevaga kohe. Sellega ta sai 200 000 rahvusvahelist ühikut. Ja tollal kehtinud Eesti mõistes pidanuks ta olema surnud, ära mürgitatud. Aga
kõik läks vastupidi. Tema energia ja muud võimed suurenesid ja nii edasi. Ja mina võtan ju ka väga vähemalt 25 000 võtan päevas D-vitamiini. Ja see näitab ainult seda, et meil on väga kasuliku, tähtsa ainega tegu ja mida on kogu aeg alahinnatud ja mille puhul on öeldud ohtlik. Ja mina ütlen vastupidi. Kasulik. Ja siis see D-vitamiin on siis nagu toodetud sealt nagu siis nagu tablettide või pillidena on siis see. Jah, ja mina tavaliselt tarvitan siis looduslikes allikatest valmistatud. Aga looduslikku D-vitamiini inimene ei saa lihtsalt mingist toidust nii palju ilmselt. Ei tule ka nalja, ainult mida me võime saada on D2 ja seda lisatakse piimale näiteks. Ja see on kunstlik ja see ei ole eriti tõhus. Mitte eriti tõhus. Ja millest siis need D-vitamiinid, nagu mis on, nagu saab purgisest võtta, millest need siis tehtud on või kuidas need tehtud on? Ja mitmest allikast on võidud näiteks lambavillas, sellest rasvast, mis lambavilla nagu hoiab elavana. Sealt on võetud niisugused allikad on. Hundiliha tuleb süüa, et kui hunt sööb lamba koos villaga ära. Ja ka teisi looduslikke allikaid on. Aga tegelikult on seda, see nüüd ma ütleme, Jüri, kui sa siin mainisid, et sul meeldib olla katsejänesed. Põhimõtteliselt ütleme 70% Eesti rahvastikust on katsejänesed panid oma õla alla sellele ütleme kontrollimatule sellele vaktsiinile. Seda esiteks, aga teine teema... Seda ma vältisin, 100%. Nii julge sa ei olnud. Ei, mitte julge, vaid teadmised. Küsimus on teadmistes. Ja ajalugu. Ja kui tead, et sind on varem püütud ära kõrvaldada ja mürgitada ja seda on tehtud pahatahtlikult ja millele kahjuks ka paljud Eesti arstid on kaasa läinud, lihtsalt selles suhtes, et need ajaloo teadmised on minimaalsed. Aga see, mis puudutab nagu inimese immuunsüsteemi, siis kindlasti olete kuulnud ju selline härrasmees, kes vaatab nagu porgandeid altpoolt või siis meid ülevalt pilve pealt. Gunnar Aarma, kes ütles sedasi, et inimese immuunsüsteem, et 10% on hingamine, siis on mingi 20% on umbes toit ja siis 70% on mõtlemine. See tähendab sedasi, et kuidas sinu nagu kõva ketas, kuidas sinu aju nagu korras on. Ja sealt hakkab sinu immuunsüsteem nagu ikkagi kõik pihta, samal ajal ka kõik need programmid, kõik need protsessid, mis nagu juhivad neid protsesse kehas kõik. Mina olen näiteks seda usku inimene. Mina Gunnar Aarmat eriti heaks allikaks ei pea, mitte ainult sellepärast, et ta oli vabamüürlane, vaid ka eelkõige sellepärast, et ta on näiteks avaldanud ühe raamatu, kus ta on väga suures ulatuses kasutanud ühest Rootsi soome keelde tõlgitud raamatust teksti, mille ta ei ole viidanud, mille autorlus temal ei olnud ja esitanud seda oma nime all. Mina lihtsalt kasutasin tema nime ära, et seda nime teatakse, aga tegelikult nii et sellepärast mina lihtsalt tean nagu neid idamaiseid tarkusi ja ka ütleme ise praktiseerin neid idamaised praktikaid, mis puudutavad kõike võimalik ka mediteerimist, kõike seda, et oma nagu organismi ja kõike seda kõvaketast korras hoida. No Reimi, me idamaistest tarkustest saame kuskil kunagi teinekord võime rääkida, aga sa tahtsid rääkida Churchillist vist veel või? See, Jüri eile nagu sul oli see teema, see Churchilliga oli ju. Ja siis sa tahtsid täiendada vist? Ja ma täiendan nagu seda siis, jah. No esita siis sissejuhatav küsimus. Joo, palun. Tuleb välja, et Churchilli näol oli tegemist, Winston Churchilli oli tegemist väga sukse, ütleme, viisakalt öeldes paha inimesega. Et sa tõid eile loengust päris mitu head näidet, et kuidas Churchill, see, mis ta Eestiga tegi, seda võiks mainida ja see, mis ta Indias korraldas, seda võiks mainida ja et sul on selle koha pealt õigus, et Churchill oli pahatahtlik. Ma ei saaks teisiti nimetada tema tegusid, ma ei saaks teisiti nimetada tema väljaütlemisi nende tegude õigustamiseks.
Ja alustame siis sellest, et kui ta oli mereminister 1920, siis ta kasutas sinepigaasi Põhja-Iraagis nii iraaklaste kui ka kurdide vastu. Ja tuhanded hukkusid. Ja tema põhjendus oli siis see, et vähearenenud inimeste või rahvakildude osas võib kasutada mürkgaasi. See oli üks asi, see on ajakirjanduses avaldatud. Ja siis teise maailmasõja ajal oli Churchillil taas otsustusõigus, väga suur, ja ta otsustas, et teise maailmasõja ajal ta otsustas kergendada liitlaste toiduainete tarnimist sellega, et ta India ühest osast, ja India tookord kuulus Suurbritannia mõjuvõimu alla ja oli otseselt Suurbritannia koloonia, Bengaaliast. Ta lasi vedada ära kõik toiduained Euroopasse, see oli 1943, ja selle tagajärjel hukkus 3 miljonit bengaalast. Tänapäeval me seda piirkonda tunneme Bangladeshi nime all. Ta on iseseisev riik ja taas nagu tunti huvi, et miks ta niimoodi tegi, põhjustades 3 miljoni inimese hukkumise. Ja tema vastus oli väga lihtne, aga nad ju paljunevad nagu küülikud, nii et häda ei ole midagi. Noh, milleks neil süüa vaja on, sünnivad uued jälle kui. Nii et see näitas tema niisugust suhtumist, aga teda austati, ta sai Nobeli kirjandusauhinna, ta sai palju muid igasuguseid medaleid ja aunimetusi ja nii edasi, nii edasi. Nii et tegemist on sõjakurjategijaga. Peale selle muidugi, mis juhtus, kõige kohutavam asi, millega ta hakkama sai, oli ju Eesti reetmine, Läti ja Leedu reetmine 42. aastal, kui ta tegi ettepaneku president Rooseveltile, et las Balti riigid lähevad ikkagi ja jäävadki Nõukogude Liidu valdusesse. Ja Roosevelt leidis, et see on suurepärane idee, kusjuures ta on ise sellest kirjutanud oma memoarides. Churchill ise on kirjutanud. Et see oli nagu tema idee. See oli tema idee ja seal on ära toodud ka tema kiri. Ta oli kõrgvabamüürlane ka peale selle. Jah, samuti Roosevelt. Ja siis on see kiri, mis läks siis Stalinile, kus siis kinnitatakse, et kui sõda peaks lõppema ja millal see lõpeb, siis nad võivad takistusteta, ilma piiranguteta marssida sisse uuesti Balti riikidesse, mida me peame siis nende territooriumiks, venelaste territooriumiks seal. Ja see on reetmine, see on kolossaalne reetmine ja eestlased ei saaks kuidagi moodi austada. Inglased on teinud teisigi hulle asju Eesti vastu. Näiteks ma ei saa sellest aru, kuidas meil võib olla üks peaminister, nagu Kaja Kallas, kes ei tunne elementaarset Eesti ajalugu ja räägib venelaste pommitamisest, märtsi pommitamisest, mis oli siis sihitud Tallinna vastu. Aga selle korraldasid ja organiseerisid ja kasutasid ka vastavaid lennukeid inglased. Inglise lennukid olid ju. Inglise piloodid, naispiloodid näiteks. Mis tulistati alla. Ja kuidas me seda teame? Sakslased püüdsid kinni, kes olid langevarjuga alla tulnud. Ja need kuulati üle. Ja ülekuulamisprotokollid on olemas Eesti riigi arhiivis. Ja sealt selgub, et peamised korraldajad olid inglased, kusjuures venelased esitasid oma soovid.
nagu näiteks, et Tallinna vanalinna süstemaatiliselt ei purustataks, sest et inglased olid meistrid selle peale, kui planeeriti seda Churchilli kava Dresden hävitada. See oli üks nendest Churchilli suurtest kuritegudest meie kultuuri, meie kõrgkultuuri ja selle vastu. Nii et Eesti peaminister ei tea seda ja või ei taha teada, sest et see oleks piinlik. Mina niisugust partnerit usaldada ei saaks. Rootsis on niisugune väljend en gång förrädare, alltid förrädare. Kui oled ükskord reetnud, siis sa reedad veelgi, hiljem ka. Ja tegelik ajalugu on näidanud, et see on tavaliselt niimoodi. Ja need on ainult mõned üksikud momendid Roosevelti ja Churchilli salasobingust, siis ma ei saa seda esiti nimetada kui salasobinguks, mis on sihitud riikide vastu, kellel ei olnud mingisugust tegevust, mida võiks pidada Suurbritanniale häirivaks. Me ei teinud neile mingisugust halba, nad koguni hoidsid meie raha ja müüt on see, et meie kuld, mis oli Inglismaal hoiul, et see oli nagu kindlustatud ja see oli nagu hästi hoitud. Nad andsid ju välja selle koos Rootsiga. Rootsi oli esimene, kes andis meie kulla välja ja inglased olid seal järel. Kes ei andnud, kui meie kulda välja oli? Šveits. Ei andnud. No kommunismi ajal andsid siis venelastele välja Eesti ja kuld. Stalinile anti välja Eesti kuld ja seda tegid inglased. Liikus lõpuks ikkagi USA-sse ära, kus ta liikuma pidi. Aga sa tahtsid siis... Ma räägingi, tegelikult on seda, et vaata, me oleme korral Jüri sinuga eelmises saates rääkinud, siis oli see sama raamat siin, see Põrgutorm, Natsi-Saksamaa okt 1944-47. Aga siin on väga häid näiteid. Paar lühikest näidet vaataks siis just nimelt, mis oli Churchilli kohta siin. Siin, kui ühel koosolekul Casablancas 1945 lausus Roosevelt Churchillile, Saksamaa kohta jääb kehtima ainult tingimusteta kapitulatsioon, seda esiteks. Siis Churchill lisas, viskame need kuradi apukapse õgardid tagasi esimese maailmasõja eelsesse aega, mitte miski muu iseloomustab peaministri viha rohkem kui RAF-i, Briti õhujõudude terrorrünnakud Saksamaa vastu, see Dresdenist juba rääkisime. Churchill soovitas korraldada Saksamaa vastu koguni gaasi- ja keemiarelva rünnakuid ning vajadusel rünnata isegi neutraalseid riike. Seda esiteks nii. Teine teema on see on Churchilli enda sõnad, siin on üks lõik siin. Meie võimuses ei ole muuta bolševikke, aga me peame andma oma parima, et päästa neid ja iseennast nende käitumise mõjust. Eelmise aastakümne teabelevi on tõestanud, et informatsiooni tuleb välja saata nii, et see juhiks lugeja valulikust teemast kõrvale. Kogemused näitavad, et parema tulemuse saavutamiseks tuleb oma vaenlase kohta saata pidevalt ainult halba infot. Kahjuks pole aga praegune lugejaskond sellisele infole sama vastuvõtlik, nagu ta oli esimese maailmasõja ajal. Inimesed ei usuks enam surmavabrikuid, julmusi Belgia laste kallal või jutte ristilöötud kanadalastest. Sellised uudised kuulusid esimese maailmasõja aega, sellepärast härrased. Peategi juhtima ühiskonna tähelepanu kõrvale sellest, millega venelased hakkama saavad ja süüdistama kõigest sakslasi, sest samaga tegeleb juba ministeerium. Jah. Ja ma tahaksin siia juurde... See ongi see infosõda, see ongi see meediasõda. Just, aga teine lugu on see üks tsitaat, mis pärineb jällegi Churchill ja mis iseloomustab tema loomust. Ta ütles niimoodi teise maailmasõja kohta. Ja tõesti, iga hetk hukkuvad naised ja lapsed ja mehed ja ometigi ma naudin iga hetke sellest. Kusjuures see raamat on väga julm just selle koha pealt, siin on praktiliselt lehekülje järel on ainult mingid vägistamised, kõik võimalikud tsiviilide tapmised, need ei olnud ainult need mingi mongoliitsega rassi esindajad, mida nimetati venelasteks, aga tegelikult olid lääne sõdurid olid samamoodi. Jah, seda kinnitab üks dokument. Kuivõrd õige see dokument, kui see ehtne on, selle avalikustas FSB mitte väga ammu, ja see on raport, Vene agentide raport
KGB agendid, tähendab siis Saksamaalt sügisel 1945 Lääne-Berliinis, kuidas Prantsuse, Inglise, aga ka Ameerika sõdurid panid toime röövimisi, vägistamisi, muid vägivallategusid. See oli niisugune huvitav, tähendab seal mingisugune tõetera peab olema, see ei saanud olla ainult, sest et tegemist oli ju liitlastega ja pärast teist maailmasõda, siis kui läks see külm sõda lahti, siis nendesse materjalidesse tuleks suhtuda erilise ettevaatusega, kui hakati levitama lausvalet, aga selles Vene raportis võis olla nii mõnigi tõetera sees. Siin on sellest, kuidas Dwight Eisenhower, kellest hiljem sai, ta oli kuulus nagu väejuht, kes on nagu, ütleme, taevasse tõstetud. Euroopa vägede... Ja ta oli taevasse tõstetud oma ülistatud, oma kangelaslikkuse ja millega, aga kes tegelikult tema nagu andis välja nagu selle salase dokumendi, et kõik tuleb salastada Punase Risti eest ja kõikvõimalike selliste organisatsioonide eest. Punase Risti toiduvagunid, mida saadeti Saksa tsiviilelanikest vangide abistamiseks, peatati ja saadeti tagasi. Põhimõtteliselt, ütleme, Eisenhower oli üks, kes selle taga oli. Ta oli hilisem Ameerika. Kusjuures Saksa vangilaagrites istunud inimestele, kui tulid Punaristi pakid, need anti juba samal õhtul kätte. Vahe on olemas. Jah. Nii et... No see just on nii hull raamat, et sa ütlesid, et sa ei suuda seda lugeda. Ma olen seda mingi alla kolmandik olen lugenud, ma jälle vaatad, loed jälle natukene, siis loed mingi 2 raamatut, vahed mingid muud raamatut ära, siis loed jälle natukene seda. See ongi lihtsalt nii hull tegelikult. Jah, no meie saade on päris pikaks läinud ja tõmbame vast otsad kokku ja ma arvan ka. Ja paljudest teemadest ei kahjuks ei jõudnud rääkida, aga on ka uusi saateid võimalik jälle uuesti salvestada ja teha, nii et selles suhtes peabki järgmistes kordadeks ka jääma. Nii et suur aitäh kõigile vaatajatele ja kuulajatele. Kohtumiseni. Ja kohtumiseni. Aitäh. Ja suur aitäh Jürile, et ta jaksas tulla ja meiega oma teadmisi jagada.